Mis on isopor ja miks seda inseneritöös kasutatakse? Rääkides veel inseneritööst, kas oled kunagi mõelnud, kui palju kordi vahtpolüstereen sinu igapäevaelus esineb? Olgu see uue kodumasina pakendis, rannale kaasa võetavas termokastis või isegi mõne ehitise konstruktsioonis, mille peale sa ei tulekski. See valge, kerge ja näiliselt lihtne materjal on tegelikult märkamatu hiiglane tänapäeva inseneriteaduses. Täna paljastame isopori saladused. Mis see tegelikult on ja mis veelgi olulisem, miks on sellest saanud nii asendamatu materjal nii paljudes insenerivaldkondades? Paljud meist tunnevad isopori ainult selle välimuse järgi. Need valged, tihedad, kergesti purunevad kuulikesed, mis määrivad kõik ära. Aga tõde on see, et isoporil on palju rohkem kasutusvõimalusi kui ainult see külmikule lettide kandiks supermarketis. See on materjal, millel on uskumatud omadused, mis on saavutatud tänu materjalitehnika arengule ja just seetõttu on see nii mitmekülgne materjal. Üldine arusaam on, et see on habras ja ühekordne materjal, kuid insenerid on osanud näha selle tõelist potentsiaali. Aga mis siis ikkagi on vahtpolüstereen? Ja kas see on ikka õige tehniline nimetus? Tegelikult on vahtpolüstereen Brasiilias ühe teatud vahustatud plastikaubamärk. Tehniline nimetus, mida sa leiad enamikus inseneriprojektides, on EPS, mis tähendab paisutatud polüstereeni. Kujuta ette, et EPS on nagu õhuga täidetud plast. See koosneb umbes 98% ulatuses õhust ja ainult 2% polüstüreenist, mis on naftasaadus. Just see ebatavaline kombinatsioon annab sellele ainulaadsed omadused. Et mõista, kuidas midagi, mis koosneb nii suurel määral õhust, saab olla nii kasulik, peame mõistma, kuidas seda valmistatakse. EPS-i tootmisprotsess on põnev ja suhteliselt lihtne, mis aitab mõista selle omadusi. Kõik algab väikestest polüstüreenhelmestest, mis meenutavad suhkruterakesi. Need helmed sisaldavad paisutusainet, tavaliselt pentaani. Kui neid kuumutatakse veeauruga, paisuvad need helmed ja võivad oma algset mahtu kuni 50 korda suurendada. Selle protsessi käigus aurustub pentaan ja asendub õhuga, mis jääb lõksu miljonitesse suletud rakkudesse iga helme sees. Need paisunud helmed kuumutatakse seejärel uuesti veeauruga ja vormitakse hiiglaslikeks plokkideks või konkreetseteks kujunditeks. Just sellepärast on vahtplast nii kerge, sest see on põhimõtteliselt plaststruktuuri sisse kapseldatud õhk. See struktuur annab meile mitmeid eeliseid. Esiteks äärmine kergus, mis muudab transpordi ja paigaldamise lihtsamaks ning vähendab tööjõu ja logistikakulusid. Aga kui see koosneb peaaegu täielikult õhust, siis peaks ta ju olema habraseks, mitte päris. Vaatamata kergusele annab EPS-i suletud rakuline struktuur sellele üllatava surve tugevuse. Mõtle väikestele mullidele. Need toimivad nagu tillukesed amortisaatorid, jaotades koormust tõhusalt. See ongi põhjus, miks seda saab kasutada konstruktsioonides, kandes raskust ilma liigse deformeerumiseta. Teine oluline omadus on selle suurepärane soojusisolatsioon. Õhk, kui ta on kinni püütud ega saa liikuda, on väga halb soojusjuht. Nii muutub EPS tõhusaks tõkkeks soojusülekande vastu, hoides sooja ja külma sees. Või hoonete puhul takistab see välissoojust sisse tulemast või sisemist soojust välja pääsemast. See sama rakuline struktuur aitab kaasa ka heale heliisolatsioonile teatud sagedustel, aidates heli neelata ja kaja vähendada. Kuigi see ei ole selle materjali peamine kasutusala, jõuame nüüd küsimuse tuumani. Miks kasutatakse vahtpolüstereeni ehk EPS-i inseneriteaduses nii palju? Ehitussektoris on selle kasutusviisid mitmekesised ja nutikad. Seda kasutatakse vahelagedes, eriti ribidega vahelagedes, kus EPS-plaate kasutatakse täitematerjalina betoonribide vahel. See vähendab oluliselt vahelagede omakaalu, mis tähendab vähem betooni, vähem terast ja seega kergemat ning ökonoomsemat vundamenti hoonele. Lisaks aitab see kaasa hoone soojus- ja heliisolatsioonile,
parandades ruumide mugavust ja vähendades energiatarbimist. Katuste soojusisolatsioonis kasutatakse EPS-i sandwich-paneelides või isolatsioonikihina, kaitstes konstruktsiooni temperatuuri kõikumiste eest ja pikendades selle kasutusiga. Ja kas sa teadsid, et see võib olla isegi osa seinast? On olemas monoliitsed seinasüsteemid, kus EPS-paneelid kaetakse krohviga, luues kerged konstruktsioonid. EPS-i kasutusvõimalused inseneriteaduses ei piirdu ainult vertikaalehitusega, vaid ulatuvad ka geotehnikasse ja infrastruktuuri objektidesse. Sellel on üllatav roll. EPS-i kasutatakse kerge täitematerjalina olukordades, kus aluspinnas on väga pehme ega suudaks kanda tavalise pinnase täite raskust. Hiiglaslikud EPS-plokid laotakse üksteise peale, et luua täiteid teedele, raudteedele ja viaduktidele, vähendades koormust pinnasele ja vältides liigset vajumist. See on eriti kasulik saviste ja niiskete muldade puhul, kus kandevõime on madal. Kujutage ette, et asendate tonnid mulda materjaliga, mis koosneb peaaegu täielikult õhust. See rakendus demonstreerib EPS-i tugevust ja mitmekülgsust keerulistes insenertehnilistes väljakutsetes, kus kergus muutub stabiilsuse seisukohalt kriitiliseks teguriks. Ehitusest väljaspool on EPS endiselt väga oluline. Selle lööke neelavad omadused teevad sellest ideaalse materjali elektroonika, klaasi ja õrnade toodete kaitsvate pakendite jaoks. Lõksus olev õhk toimib nagu vedrusüsteem, hajutades löögi energiat ja kaitstes sisu. Seda kasutatakse ka toidu ja ravimite termokastides, hoides esemeid soojana või külmana. Kuid kõigi nende eeliste juures seisab EPS silmitsi ka väljakutsetega, eriti seoses selle keskkonnamõjuga, kuna see on naftasaadus ega ole biolagunev. Selle vale käitlemine on tõsine probleem, kuid paljud küsivad, aga kas taaskasutus ei oleks lahendus? Jah, taaskasutus on lahenduse oluline osa ja selleks vajalikud tehnoloogiad arenevad, muutes EPS-i teisteks plasttoodeteks või isegi tagasi tooraineks. Kuid teadlik kasutamine ja jätkusuutlike alternatiivide otsimine on inseneerias pidev arutelu teema. Kui sa jõudsid siiani ja sulle meeldis video, siis ära unusta tellida kanalit. Kui sa pole veel tellinud, pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ning et sind meie videotes mainitaks. Et saada rohkem teada kursuste kohta, mida soovitame, skanneeri siin kõrval olev QR-kood või kasuta videokirjelduses olevat linki. Et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Kas sa olid kunagi mõelnud kõigile neile kasutusvõimalustele vahtplastile? Kas tead veel mõnda ebatavalist viisi, kuidas seda inseneritöös kasutatakse? Jäta oma arvamus siia kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks astumist. See ongi kõik insenerihuvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.